No nii, Martin, ma veeren sisse tuppa siia siukse kastiga, et tule nüüd on boksi seda. Mis ma pean, seda ma pean selle mingi Makita saega unboxima. Hakkab pihta jälle, tahab rõllakat välja võtta. No näed, Karel ja Martin majandavad siin, mis episood tuleb, ei teagi täpselt. Vaatame, kuhu me kõik selle topime, mis me täna filmime siin ja edaspidi ka. Meie see rehvivahetuspingi saaga, mis on seal nurga taga katkine pink. On saanud ilusa õnneliku lõpu. Ilusa õnneliku lõpu, et me ei viitsinud seda vana pinki taastama hakata ja võtsime raske otsuse vastu, et ostame endale täitsa tutika pilli, millega saab hakata täitsa tutikaid rehve vahetama. Mul on siin tutikad väljad ootavad, veelgi näitame ka siin videos. Ja see kõik on raske südamega. Ja üks meie fänn kunagi kirjutas Dockerist mulle, et ta on seal tööl ja teeb mingit müügiasju, et kui midagi vaja on, siis küsi. Ja me küsisime igalt poolt pakkumised. Ja seekord see mängu võitis Docker. Nemad tegid sealt, müügimees tegi, ma ei tea, kas oma initsiatiivi, kas ta seal mingite suuremast ülemustega läbi rääkis, aga tegi meile kõige parem pakkumise. Mis tundus meile kõige parem pakkumine, et see pink vastab minu karmidele mekaaniku nõuetele. Märkdel oli see Stockeris, mille kes tegi siukse soodukas, või prillid ette valmisid. Ma hakkasin siin. Nii et vaatame, ma isegi, kuna me vaatasime nii palju erinevaid rehvipinke, siis ausalt öeldes mul on natuke silme eest kirju, ma isegi ei mäleta selle päris tootja nime või asja, siin äärte peal on üks. Aga vaatame, mis siin kastis sees on, natuke läheb aega. Peame ise selle kokku panema või? Oho, up-down näed, seda ei ole tavalisega. Juba susistad või? Mingi surve sees. Kuidas see surve sees on? Juba on ise kokku pandud või? Seda lisakäpp, see on lisakäpp või? Tegelikult ma ei saa midagi ära, mis siin on. See on see osa, ja. Tegelikult ma ütlesin, et seda lisakäppa ei ole vaja. Aga kuna see oli masinaga kaasas, siis nad ei hakanud seda ära ka võtma. Ma ütlesin, no, kui selle hinna eest saab selle lisakäppa ka, siis ma ei tea, no, andke tulla, saadke ära, no. Siin on laagri, mis tuleb ära määrida, meil pole ilmselt määretki selle jaoks. Ja, see on Stockerist läbi käia. Stockerist läbi käia, määrida asjad võtma, jah. Ilmselt seda ei ole väga raske kokku panna. Siin on error. Mingi sühtal on siin? See on ikka mingid määrdad ja asjad. Need on need. Korgid ja vahendid ja abinõud ja mis käib. Pintsel on siin ka. No aga, ei, me peame ikka selle kasti ära lõhkuma. Külje, me ei saa seda välja, ühe külje peab lahti tegema. Aga tangi siin vaata aluse küljes, äkki me jätamegi aluse peale nagu nii. See on keeratud lausa aluse küljes. Jah. Sellepärast, et me ei ole siin garaažis head kohta rehvipingile. Ja me võib-olla jätamegi ta liikuvaks tõesti. Et jätame ta euro aluse peale ja siis me saame teda liigutada ja vajadusel nurgast välja tõmmata, kui rattaid tahame vahetada. Me ei vaheta nagu kogu aeg. Me kogu aeg ei vaheta, aga meil ikkagi on päris palju neid, et vahetada. Et käia, osta kogu aeg teenust, siis see oleks liiga tüütu. No ja eriti kui nädalavahetusel oli häda. Üks päev oli vaja vahetada, kõik kohad on kinni ka, siis on nagu eriti keeruline. Martin on ka köölas, kas ta on tööl arvuti taga või ta teeb lollusi garaažis. Nii, pink on koos. Vaata, kas sa oskad selle mingiga midagi peale hakata? Seleta inimestele, miks siin nii palju käppasid on, mis midagi teha saab? Miks siin frisbee küljes on? Selleks surud rehvi alust tead. Tegidega nendega surud nagu alla. Surud alla üles või? No nii, meil keegi susistab seal väljas juba, aga tead, mis on? Paneme sul ukse kinni. Sa oled seda ära määrid, et mul kui no ma õlitasin kõik ära, siin tuleb vääri, vaata, see oli rehvipink ründab mind. Batrix. Pärast teid kohe sõltu nagu. Ta on mitu võid, jah. Paneme vooliku sappa, kas see ka susiseb või ei susise uus asi kuskiltki. Mis siis, et ta Stocker on müünud selle on ju, aga see on ikkagi Hiina odavama otsa mingisugune aparatuur. Et siin on selle raha, et siin ongi liiga palju asju küljes kuidagi. Muidu, kas ta nagu töötab ja vastu kui peab. Firmadele antakse vist 2 aastat või aasta. Eraisikule oleks saanud 2 aastat.
no aga kuna me ikkagi massi siin läbi ei löö, et me ikkagi hooajaliselt ei vaheta siin, ma ei tea, mitu tuhat autorehvi ära, et meil on ikkagi ta pigem hobi kasutuses, siis loodetavasti ta ikkagi mõned, ma loodaks, et 10 aastat ikka kestab, mõned aastad on vähe öeldud. Jah, isegi see, pintsel on kaasas, isegi topsikus, see kuradi määre on kaasas, siin on veel mingid kilulidusid kaasas ja paneme õhu taha, siis vaatame, näitame Future'id. Täitsa tööle ei saa panna rattaid vahetada, tahaks rattaid ka vahetada, aga seda ei olnud kaasas. See on see, mis see on? Pistik. Suur pistik, tööstusvoolu pistik nii-öelda. Äkki see on mõeldud selleks, et erinevates riikides on erinev pistik? Võib-olla, jah. Turvaatus. Ei lähe külgi. Kompressor läks tööle. Ootame selle ära, kui kompressor oma töö ära teeb. Kompressor lõpetas töö ära. Hakkame Future'id proovima või? Mida sa näppida tahad? Töötab. See peaks pea nüüd, ütleme niimoodi, et peaks üks normaalne selles mõttes, et Future'ite poolest, lisavarustuse poolest, nagu autodele lisavarustus on ka rehvi mingil lisavarustus, siis kui me siia poole tuleme, tuleb vaatad. Siin on sahtlid, kus saab neid ventiile kõiki ja korki hoida ja siin on pedaaliga õhkad. Veljele, et sul on 2 kätt on vaba, kui sa pumpad, paned ära selle, siis saad timmida siit õhku, särki värki. Martin, ma olen too Martinile pistiku, siis võtame Japan Racingu uue velje, võtame rehvipunkti tutika rehvi ja oma tutika rehvivingi ja keerame kõik asjad metsa. Või tuleb kõik sujuvalt välja. No 17 tollistega ilmselt ei ole mingit hädane. See me oligi mõte, et jääb alusa peale, aga see alus on vist natuke liiga pehme. See vändab nagu liiga läbi. Käisime poes, Martin tõstis pistiku, pani faasid, õiget pidi, kontrollisime. Siis ta juba nüüd on siin elektrik, ta on kõva elektrik meil. Normaalne elektrik. Mida elektrit ei puudu, see hammustab vastu selles mõttes. Aga meil on siin olemas japanracing.ee-s tulnud täitsa tusikas tagavelg, 9 tolli laiad, siukse ägeva kumerusega. Ja need rehvivahetajatele meeldivad, sellepärast, et siin on üleval spoogid, et need saab lasta siledaks. Ja ega me siin nalja ei mõista. Võtame kohe uue pingi, tutika velje ja tutika rehvi ka ja paneme kõik kokku. Ja vaatame, mis juhtub. Ja see on jumala lai välg oli. Ja 9 oli lai velg, jah. Sul ei saa see asi sinna pealegi minna. Sa tegelikult võid vastu panna, ta ise tõmbab plõks kaugemale. Natuke tõmbab, jah. Aga see ei ole õige koha peal. Nii. Loodetavasti ei paindu nii palju läbi. Mis su rehvi soovite? Võtame selle Sundfulli. Treeniks proovime Sundfulli ka. Nii. Möks on kuivanud või? Ei ole väga. Aga kuna hea, tegemist on väga laia väljega, siis ma ei tea, kuidas see 225 ja rehv peale jääb üldse. Kas me siin õru saame siis? Peab breaklineriga ja pauku tegema. No ma ei tea, keeran mul juhul tõesti. Vaata, siin on outside, vist oli. Ei, sellel pole vahet pole. Mis sa räägid? Ta pole mustril selles mõttes vahet. Professionaalid panevad niimoodi rehvi peale, vaadata, esimeseks selleks nõksuks ei kasutata neid abivahendeid, või lihtsalt lüüakse peale, aga ma ei oska seda. See osade rehvidega saa. Osade rehvid ei tehta enam niisama ka lõpuks. Aga kuna see rehvipink ei ole maaküljes kinni, siis me ei saa seda niisama panna. Jubedat häält teeb. Ei, ta vaata väriseb kõik siin selle. Väriseb, jah. Ja nüüd vaata peaks siit heebriga võtma ja siit suruma ja selle välja ära kraapima, siis tegelikult peaks saama sellega lükk alla. Nii. Aitab. Ja siis võiks Võtad nii käima. Võta lahti. Võta ära. Nüüd ta lõppu peaks saama niisama. Ei saa reis. Sellepärast, et see ei läinud ikkagi ääre taha sinna. Hea rehv. Nii. Sinna ei saanud just seda. Vähe määret ka. No juba kohe ei julge vägistada ka, tead. Mõlemad käed on vabad, siis pumbatud. Ratas lahti. Nüüd ta läheb nii aeglaselt, läheb õhksine sisse, kus ventiil on ees. No ei rull. Teisi poole ei tee. Siit peab tegema. No sust stretch lugu jääb küll. Jumala viisakas, jumala äge. Jah. Jumala äge. Tüüki stretch on nagu ilus. Natuke on äärekaitse siin. Võitu, kas see kell valetab ka sinna? Palju lasid? 2,2 minna õige kell vaata. Vaata, kus valetab või valeta. Ja nii lihtne ongi see rehvi vahetus. Kes tahab meile tööle tulla, saatke CV-d kontakt@vampiro.
ei ole, me ei hakka mingit rehvivahetust tegema, meil balansseerimispinki ei ole üldse. 2,2 pani sisse, vaata, mis näitab. See on kallim manomeeter. 2,1 alla 2,1 isegi. Alla? 2,1 nii-öelda. Vaata isegi üle. Vaatan üle. 2,1, ei valetagi, suht täpne lugu. No vot, etteruttavalt võin ära öelda, kes mõtlevad, et palju mina näiteks see hooaeg rehve läbi küpsetan. Ma siin oma 7-aastase kogemuse pealt, mida mulle on meelde tuletatud siin korduvalt, võin öelda, et ma arvan, et see hooaeg läheb 100 pluss rehvi. Martin, palju sinu eelarve lubab või mis sinu prediction on? Poole vähem. Poole vähem või? Martin tahab 50 hakkama saada. Reaalsed numbrid on siis tegelikult 70 ja 140. No nii, Viljar on aetud välitöödele või? Et meil oli puudu, et auto ei tee pauku ja plärtsu. Viljar otsibki binokliga sealt arvutikumarist mingit asju. Juba ere on täna. Juba ere on, aga vaata, kui hea on, siuke ilm, aga autosid saab väljast tuunida. Ei, väga okei. Ma praegu lihtsalt panin endale süütetabeli ette, et kui me hakkame siin testima, kas ta paugub plärtsuks, ma näen ära reaalse süütenurga. Okei, aga kas see teeb autole haiget ka mootorile või ei tee? See on siuke ka mingi... Ei, see konkreetselt ei tee. See ei ole ALS ega launch control, et siin on tegelikult on see teema lihtsalt, et kuidas see asi toimib on sul gaasi maha lastes ei katkestata enam kütust, nii nagu tavaliselt tänavaautole, eks ju, katkestatakse kütuse peale andmine ja keeratakse süüdet võib-olla sutsuke hilisemaks ja kogu lugu on ju. Siis antud hetkel on nii tehtud, et teatud mäppi vahetades sa ju ei sõida sellega. Vahetad mäppi ära, gaasi maha lastes, jõuab teatud vaakumalasse, keeratakse süüde hiliseks, nii palju hiliseks, kui me tahame, mis häält sa soovid ja kütust ei katkestata. Ja siis seesama kütus lihtsalt süüdatakse summutis vaikselt väike kogus ja ongi kõik. Aga selle mäpiga võib sõita ka või või? Võib ikka. Võib ikka. Ta seadistas välja, sa seadistasid need, et oli mingisugune programmi jälle mingi loadi jama. Uuendus, sellest me oleme rääkinud. Et sa eelmine kord panid need aktiivseks küll, aga lihtsalt aju ei lastud teha seda sellepärast, et mingisugune... Seal oli üks pisike linnukene tehtud, et põhimõtteliselt aktiveeri lihtne süütetabel, teatud loadist oli tehtud mingisugune uuendusega mingi ise süütetabel. Uuendusega oli tehtud programm veel turvalisemaks, aga nüüd on olemas ja võrreldes eelmise korraga on siin nüüd siis 5 erinevat seadet. 5 erinevat paugurežiimi. Esimene ei tee midagi. Esimene ei tee midagi, see on teine teeb pehmelt, kolmas aina süveneb ja rohkem. Aina agressiivsemaks läheb ja see lõpp on tõesti vali. No aga auto on soe, sina tegid, Anna. Ma lähen ka poole, anna gaasi. Praegu on number 1. Praegu on 1. Aga vaata, sul läpakas tahab. Skuutab. See on maksiga üle lastud, see on nii libereist. Praegu pole üldse ju. Praegu ei ole üldse. Aga praegu nüüd... Oota, ma ei mäleta, kuidas seda vahetati. Praegu vaatab, teeme niimoodi. Tee niisama. Praegu ikka oli. Siin 3. peale, jah. 3. on praegu, jah. See on number 2. Nüüd ta ei tee üldse või? Nüüd on tavaline. Stoppi ei tee midagi. No võt, suured tänud Villarile jälle, kes viitsis omast, ma ei tea, tööajast, vaba ajast käia, tulla nokkida, kõik asjad nii nagu kõik show nimel. Ja me omavahel arutasime ja rääkisime siin, et võib-olla need 7 kilovatti puudu olevat, mis dünost puudu jäi. Võib-olla on olemas neid ka. Ma loodan, jah. Selles mõttes, et ongi see linnukeste värk siin. Originaalajuga on kehva, nagu ta räägib. Täna ta rääkis ka mulle, et sul on vaja teist aju on vaja. Ma ütlesin, et jõuame. Ei, aga saada hakkama, ma arvan, see aasta. Saame hakkama. Selle aastaga saame selle ajuga hakkama või tähendab, kui see üks upgrade tuleb, siis ei saa. Aga jah, suured tänud. Ja paugutame siis võistlustel nüüd. Nii, auto kõrvale laotatud asjad maha. Ja meil on JDM Estoniast tulnud inimesed siia või? Mis siin toimub? Pildistamine või? Väike loosi pildistamine. Loosi pildistamine, ja ma lubasin jälle igast asju siin kokku, nagu ma luban ja heatahtlik inimene ma olen, siis tuleb jaanipäeva loos või? Ja ma lubasin oma autos modelliks või? Kuidas modell käitub praegu? Väga hästi. Väga hästi, rahulikult või? Pigem on imeline täna. No aga mis siis tegema peab, et loosis osaleda saada?
Instagrami põhine tuleb see. Instagrami põhine, sealt seal on siis like, kommenteeri. Jaga, tavaline. Kõik, jah. Kas ma saan ka osaleda või? Ja mis siis, kui ma võidan, siis öeldakse pärast korruptsioon. No vot, vägev, et auto on modell ka vahepeal, et igast asju pakutakse, siis ma osade asjadega olen nõus, osadega ei ole. Osade eest küsin reklaamiraha, osade käest ei küsi, oleneb kui hästi küsitakse. Nii et vaatame, kuidas see photoshoot läheb ja siis me saame oma toimetustega ka garaažis edasi minna. Jõuluvana taas! Pane jõuluvana oma traktor kinni, muidu keegi ei kuule midagi, mis sa räägid. Panime traktori seis. Jõulud taas. Jõulud taas või? Jõulupokki on meile saabunud kodin matka või? Lapis on nii soe, et peab siia külma tulema. Üle, kus su see kombe on? Kuule, igistasin ära. No vähemalt mask on ees, selles mõttes on hästi kõik. No ja kes maski ja prillidega ära ei tunne, kes see on, siis see on Torumees. Torumees. Seekord on siis õlletorud või, nagu eelmine kokku lepitud sai või? Õhutorud on olemas. Vaatame. No vaatame, ajame bussiõgid pidi ja siis vaatame, millega see meid üllatab siin jälle, aga ta ei öelnud midagi jälle. Et ta ütles, et ainult tuleb ja pane kaamera valmis. Jah, pakid on taga. Jõuluvana võttis bussist meil välja terve hunnik. Mis asjad need on? Topsikuid või? Topsikuid, notsikuid. Kellelgi jäi garaažis üle kuskilgi? Jah. See on nii suur virn topsikuid, ma ei tea, mis ma nendega käima pean. Pakid auto kaasa. Teise auto pakid kaasa. Ei no tegelikult garaažis kulub ära, et poltne mutreid võtta igasuguseid ja autosid lammutame, siis meil topsikuid oli vaja küll tegelikult. Siis on, õnneks on tühi karp, õnneks ta ei tulnud oma. Õnneks on tühi karp. Siia saab ka panna igast asju, driftile kaasa võtta. Tihendid, voolikud, klambrid, asjad. Täpselt. Kiirremontimiskomplekt. Ja peale kirjutada, siis on hea ära sorteeritud ja siin on meil tutikaid kaste lausa, vürdi omasid. Papsi hästi on läinud meil. Sest vürd vahetab oma värvi välja halli vastu. Mis ta enne on? Punane? Punane, valge. Nüüd läheb halliks või? Mis see on, see tolm ei paista pealt välja või? Mina. Aga see on kõigis filiaalides Eestis ka siis või? Tõenäoliselt küll. Huvitav. Sealt lähevad kõik riiulid asjad kõik lähevad vahetusse. Teine tööd selle nimel, et saaks riiuleid ka. Ei, meil riiulid tegelikult oleks vaja, MT Shopil oleks vaja küll riiulid. No need on need, vaata nagu vürdipoisal, sa saad selle viltu panna ja karbid saad niimoodi viltu peale. Need riiulid või? Need ei ole hea. Ei, selles suhtes sa saad otse ka panna. Sa saad teda erinevus asemest panna. Okei. Ja tegelikult miks ta siia tuli on jälle nende torude asjus siin. Et ta nägi, et maas voolab voolik jälle siit sinna F-i pingi juurde ja teda koledalt häiris juba. Ma ei tea, kus ta nägi seda üldse. Mis videost sa seda nägid? Sellepärast ma nägin, kui üks raahas seda rehvipinki. Seda rehvipinki vedasin. Nüüd meil on uus rehvipinki. Ja sellepärast siis sa nägidki? No, siis ma sain aru, sest alguses öeldi mulle.
Tanel valetas mulle. Ütles, et see on ajutine. Ütles, et rehvipink läheb sama koha peale tagasi. No ta pidigi minema, aga laud tuli siia ette enne. Selles mõttes et lauapind tundus siia kasulikum kui rehvipink. Aga selles mõttes ei ole hullu. Me mõtlesime, me teamegi teile rehvipingi selleks nii-öelda digimuutuvaks, et ta vahetab asukohta ise, kui tahab. Kõik kohad on trasse täis pandud ja ma ei tea, vahetuskaubaga anname talle kaasa rehvipingi või? Mis seisab ausõna peal, tõstubki pea. Me lihtsalt pedime filmima seda, et töö on tehtud, et ma olen koju ära nüüd, ta oled hommikuni siin, jah? Jah. Davai, tšau. Tule hommikul too võileiba ja kohvi. Too võileiba ja kohvi. No võt, töö sai tehtud ja üritame nüüd selle rehvipingi kahekesi panna sinna bussi, mis paistab seal. Et üks mees peab hoidma ja teine peab sõitma nüüd siia alla selle. Jõuluvana bussi. Jõuluvana bussi, et Lapimaal on ka vaja rehve vahetada, et seal on ka talv ikkagi. Ei, lumi sulas ära, tuleb saanile panna rehvid alla. Jah, ja kuldsete kätega mehed teevad selle pingi korda, ei ole asja. No võt, väga hea, meil on uus pink, nii et meil ei ole ka probleemi. Kõik on rahul ja kõik võidavad. Nüüd proovime ta bussi panna. Perele hakkas oksjoni teema tundma käima järjest. Mul on Eesti oksjonit ja ma välismaal ei oska veel. Alustada tulebki koduriigist ikkagi. No üks siuke puksiir on pakkuda. Täitsa uue plaadiga. Kabiin on punane, näed, vampiirova punane peaaegu, näed, karpi roostetu, siin on vist seda üritatud näidata. Seespoolt ka ei roosteta, aga seest oleks võinud rohkem pilte teha kuidagi. Vana hea, no. See on sama nagu meil see oli või see Master või kollane või? 2 minutit ja lõpuni 3900, kas see on hea pind? Mõtled mingi hinna jälle, 4200. 4200 või? Lagi või? Turbo rikkega, vaata, mis siin on mingi imelik maastik, mis see roostetab siin? Mis siin on? Vints on ka, näe. Poleerida. Palli tahab või? Vilkurid on, töötuled on. No, davai, 3200 või 4200 või? Osta kohe paneme. Plärts, 6,5 või? 6,5. Mis me teeme? 4225. Või ootame, laseme ka praadida või? Laseme ikka viimase sekundini, nagu see oksjoni värk käib meil siin kõigile. 4225. Nüüd pead klapi kinni ja siis tuleb või ei tule. Vaatame siis, kas tuleb või ei tule. Mis klapp kinni? Me oleme siin autot remontinud. Me ei ole jälle seda autot näinud. See ei ole nagu... See on hea või halb enne huvitav. No neid Mersu mootoreid liigub palju. Neid on head. Oota, kus see asub üldse? Vaatame seda seekord. Jälle pole kirjas. Mingi ilus jutt. See ei ole... Eestis on. Poolast tulnud, aga Eestis on. Läbi sõita küll ilma. Oota, kas teil Eesti numbrid on küljes üldse või? Oli küll. Häh? Ma ei tea, minust küll oli Eesti. Ei ole ju. Mul Eestis arv oli. Kirjas oli. Kandevõime on räige, jah. 1719. Sellepärast, jah. Tutikad lehtvedud on alla pandud. Helista, tule vaata üle. Mingid jutumehi ja niisama toksijaid ei oota. Näeme, toksime niisama. Ma toksin niisama numbreid siin netti, et äkki saab midagi. No vaatame, kuhu see hind kerib sinna. 5 on juba palju maksta. No 5 oleks ka hea hind veel, aga ikkagi see on veits niisugune 5 taha veits. Jah, ei mäleta. 6,5, 7 või? Ei. No siin on ka osta hind 6,5 kohene. Ja ka nii me Martiniga tilksumegi siin garaažis. Vaatame lihtsalt oksjonid ja ajame hindasid ülesse. Kevin, kui ei korda siis võite tulla odavalt 3 eest võtame ära. 3 eest võtame ära. No palju me nalja teeme, rohkem ei tee vist või? Hakkab piir täis saama juba tegelikult. Ikka on tema, jah. Ikka on tema, jah. 4,5 siis. 4,5 või? 4500. Me paneme siis 600 või? Äkki panin 4,5 täpselt ja me paneme 75 üles. Me oleme saanud teada Kevini piiri või? Kus see raha võetakse, Martin, sa tead? Ma ka ei tea. Vaata, mis kui võidab. MTS-ist saab laenu või? Krüptos või? Äkki saab maksta Dogecoiniga, no ma ei tea. No ma ei kujuta ette, palju see väärt on. Tegelikult need on kallid ju. Pildid on ka nii tehtud, täpselt nina isegi paistab. Jah, nina roostes nagu kärnkonnal nagu nii reis. 2 võtti läheb otsa kohe, kui neid ei või rohkem. Arvele võtmine on ju. Aga huvitav, Eestis panevad mingi muu kaalu. Jaa, nad võivad panna vabalt. See siis on pekkis sellega. Terve episoodi kokku. Terve episoodi saab sellest, kuidas me ostame autot ja siis tuleb välja, et tegelikult me ei võitnudki. Kui drifti võistis tal autosid edamune. 8 venda peale ja läheme no. Vampiirove driftim laieneb, kes tahab tiimi tulla, sisse osta aastane maks on 2000 euri. Saab sõita nime all. 8 venda ja siis saab puksiri osta. Hinna siis sisaldub garaaž ja lihtsalt, see on lihtsalt kleepsu võite peale panna ja öelda, et see on vampiirove all. See läheb keskelt raha. Oota, kus meil see peakangelane on? Veid hiljaks juba. Mis siin toimub? Keegi pakkus vahepeal, ei pakkunud. No see hind on siuke, et... Ei. Aitab.
no 5 oleks lagi, aga ma ei tea. Üks see kõigile miinimum pakkumine. Mis asi? See 10 või? Tegi 5 lihtsalt. Ei pane 10 või pane 5 või? Ei, 5. Vaata, palju see on praegu? 4590. Jah. Ei, siit ei. Äärm saab panna. Jah, 4590 saab panna, jah. Pead 5 euro juurde. Ei saa. 10 eurot peab panema ikka. 10 eurot peab juurde panema. On sul, Marti, 10 eurot? No ma leian ka äkki. Valdpari. Nüüd on 4600 juba, see on kole number risk. See on nagu 6500 juba, teistpidi. Mis sa, pan kaamera kinni ära? Pane kaamera kinni ära, seda autot ei osta.